Tere kõigile, mul on suur rõõm olla esimene ettekandja ja me mõtlesime, et alustaks seekord kuidagi natuke positiivsemalt. Ma vaatan, kas ma saan oma esimese slaidi ka ette. Ma tegelikult alustan oma tänaseks 19-aastase poja sõnadega, kes siis, kui ta oli 4-aastane ja lasteaias ühel lasteaiakaaslasel tervis väga kehvaks läks, ütles lasteaiakasvatajatele, et kutsuge talle kiirabi, ma tahaks tulemust näha. Ma üldse ei propageeri iga väiksema asjaga kiirabi kutsuma, aga tulemust me võiksime alati tahta oma mis tahes koosolekutelt, esinemistelt, üritustelt või lihtsalt mingisugusest enda jaoks püstitatud ülesandelt. Ma olen siia pannud punktidena kirja need, mida me võiksime meeles pidada. Harvikhaigustega patsientide ravi on ja jääb kalliks. Selle vastu me ilmselt ei saa mitte kunagi. Aga me peame suutma ka neid patsiente aidata, kes on sellest loosirattast tõmmanud selle väga kehva kaardi, harvikhaiguse. Neil on juba niigi läinud väga halvasti ja kui meie ka neid ei toeta, siis mis neist saab? Vaja on tahet ja poliitilist julgust. Vaatan Marko poole, kes ilmselt on nõus, et poliitilist julgust on vaja, et neid otsuseid teha. Koostööd riigi, ettevõtete, organisatsioonide, perede ja arstide vahel. Koostööd on alati vaja ja eriti sellises valdkonnas. Meie lastefondis oleme tegelikult tundnud puudust sellisest koostööst, kus me saaksime riigiga võib-olla olla ise nagu riigile toeks ja riigiga rohkem seljad kokku panna. Aga täna ma tean, et Tervisekassa seadused ja määrused ei luba muud, kui et kas kõik teie või mitte midagi teie seal Tervisekassas. Mis muudab meie elu omamoodi jälle keerulisemaks, sellepärast et kui ma jõuan nüüd meie esimeste nii-öelda näideteni, meie esimeste elu muutvate patsientideni, siis just siin oleks me väga olnud valmis tasuma sellest 312 000 eurost see 12 000 kui 300 000, mis tollal määrusega ultraharvikhaiguse raviks nii-öelda ette oli nähtud, oleks olnud Tervisekassa poolt rahastatud. Aga kuna nii ei saanud, siis tuli see võtta meie enda kanda. Aga Merilin ja Katariina on siis 2 tüdrukut, kes ütleme lastefondi poolt ka selle harvikhaigustega laste ultrakallite ja kallite ravimite maratoni käima lükkasid. Merilin siis küll selliselt, et tema täna enam Eestis ei ela, pere siis me lastefondi poolt alustasime tema raviga, aga kuna ravim Soliris oli lapse jaoks sedavõrd oluline, et kui ta seda ei oleks saanud, siis teda oleks tabanud uus insult ja pere lihtsalt nende närvid ei pidanud vastu, nad kartsid, et võib-olla me ei saa seda raha kokku järgmisel ja järgmisel aastal, ja läksid Soome, kus ravim juba tol ajal oli riiklikul rahastusel ja elavad tänaseni Soomes. Tervisekassa tegelikult võttis selle ravimi rahastamise üle just selle sama diagnoosiga, mis oli Merilinil täpselt 6 aega pärast seda, kui nad olid Eestist lahkunud. Ja veel umbes 6 aega hiljem jõudis lastefondi teade, et tegelikult oli Merilini kõrvalpalatis üks teine tüdruk nimega Katariina, kellel oli teine diagnoos ja kes vajas täpselt sedasama ravimit. Aga temale see Tervisekassa otsus tol ajal ei laienenud. Nii et lastefondi võitlus hakkas jälle otsast peale. Katariina puhul sõltus sellest ravimist päris tõsiselt tema elu, sest ainult selle ravimi toel oli tal lootus saada neeru siirdamisele.
Ja tänu siis sellele, et Lastefondi head annetajad appi tulid, talle septembris 2019 neeru siirdamine tehti, see oli edukas. Pärast seda vajas ta veel mõned kuud ravimit ja minul teadaolevalt täna seda ravimit enam ei vaja. On tubli tüdruk, kes õpib ülikoolis ja temal läks kõik väga hästi. See oli ka selline avalik võitlus. Paljud meediaväljaanded tulid Lastefondile appi ja ma ei tea, ilmselt meie survel 1. jaanuar 2020 ravim siis Tervisekassa rahastusele võeti ja seda siis enam mitte diagnoosipõhiselt, vaid kõigile, kes seda ravimit vajasid. Nemad olid siis esimesed tüdrukud, mul tegelikult siin Merilini pilti ei ole, on Katariina pildid, sellepärast et jah, nad jõudsid enne Eestist ära minna, kui me saime pildi. No vot, siin on nüüd meie võib-olla esimene kõige suurem võitlus. Annabeli lugu, geeniravi lugu, 2,5 miljoni euro lugu, te ilmselt olete kõik kuulnud. See oli alustatud lapsevanemate poolt, see kampaania. Lastefondi poolt tulime neile appi, see raha õnnestus kokku koguda. Annabel käis Ameerikas geeniravil. Täpsemalt ma rääkida ei saa, sest lapsevanemad on soovinud ise oma perelugu jagada. Aga kohe pärast Annabeli tuli Desiree. Me teadsime, et see tegelikult nii läheb. Me teadsime sellel hetkel, et šansid uuesti 2,5 miljonit kokku koguda on väga keeruline tegemine. Aga meil oli õnneks tol ajal võimalus võtta nii-öelda 3 pakkumist, sest turul olid juba 3 ravimit. Ja parima pakkumise suutis siis teha ravimitootja Roche ravimi Ristiplammi osas, mis siis ka täna etteruttavalt on kõikidele SMA-ga patsientidele riiklikult kättesaadav. Selle pildi peal on Desiree pandud kiike istuma niimoodi, et ta tegelikult enam käsi tõusta ei jõudnud ja nüüd ma palun, et te käivitaksite ühe video. See on siis Desiree täna ja ta tegi teile kõigile siin ühe toreda kukerpalli. Et see on siis meie kõige suurem rõõm, kui me näeme, et nendel lastel, kelle nimel me oleme võidelnud, kelle nimel me oleme pingutanud, et see raha kokku saada ja mitte ainult nende nimel, vaid ka kõikide nende nimel, kes veel ei ole diagnoosi saanud, et need ravimid tõesti toimivad. Ma tegelikult ruttasin ette. Siin on 1. jaanuar 2023 võttis Tervisekassa meilt siis Desiree ravi rahastamise taaskord üle ja ainult, et selle ühe klausliga, et kuni 19. eluaastani rahastas Tervisekassa. Esimesel harvikhaiguste konverentsil, just nii nagu tänagi, tuli meie juurde Hendra raviarst ja ütles, et teate, üks kurb lugu on. Mul on üks patsient, ta on ääretult tubli ja tegus, aga ta on 17 päeva liiga vana, et seda ravimit saada. Uus pingutus, uued kampaaniad, uued võitlused ja 1. oktoobrist 2023 hakkas Tervisekassa rahastama seda ravimit kuni 25-aastastele patsientidele. Sellel hetkel me juba teadsime, et on ka täiskasvanud inimesed või 26-aastane näiteks, kes on 2 lapse ema ja kes tegelikult vajaks seda ravimit täpselt samamoodi. Professor Õunapi kaasabil otsisime üles Grete-Liisi, ise otsisime, kutsusime ta välja, ütlesime, et kahju küll, aga sina seda ravimit ei saanud, aga sul on võimalus ise võidelda. Et kas sa võtad selle väljakutse vastu ja kui sa võtad selle väljakutse vastu, siis sa tead, et sa võitled ka 3 inimese eest, kes on temast vanemad
üks siis tema vend sellel pildil istub siin siis ratastoolis. Ja Grete-Liis hakkas nutma, ütles, et ta muidugi võtab selle väljakutse vastu. Ka tema esines siin konverentsil. See pilt on tehtud siin samal konverentsil. Grete-Liis tuli pärast ja ütles, et tead Siiri, ma tegin selle pildi Tervisekassa juhiga ja ütlesin talle ka, et vaata Rain Laane, et selle pildi ma postitan siis, kui see ravim saab meile kõigile kättesaadavaks, aga postitan ka siis, kui sa sõna ei pea. Ja sest Rain Laane siin samas konverentsil lubas, et see olukord peab lahenema ja kõik need 3, kes jäid ilma, peavad selle ravimi saama. Ehk et see võitlus kandis vilja ka kõikide täiskasvanute jaoks. 1. maist 2024 on siis ravim Tervisekassa rahastusel. Siin peaks nüüd olema Hendra video, kes tahtis teile ühe tervituse edastada. Hei, Hendra siin. Tahtsin rääkida sellest, kuidas sellest on juba mõnda aega möödas, kui ma hakkasin ravimit saama ja kui palju see on minu elu muutnud. Seda on peaaegu võimatu panna sõnadesse, kui palju jõudu see on mulle andnud, et ma jaksan käia jõusaalis lihashaigena. Ma lõpetasin baka kohe ära peale seda, nüüd ma magistris, ma reisin palju, ma teen megalt projekte, ma just sain Eesti Laulu ühes musavideos ka Jolly Rogers ja nüüd kevadel ma olen ka õpetaja, mille raames siis tudengitega me ehitame Tallinna ligipääsetavaks. See ravim on mulle nii palju sisemist jõudu ja ma tunnen, et ma tahan tänada ühiskonna tagasi, kes on mind aidanud sellel teekonnal. Ja nagu te näete, siis pilte läheb kogu aeg rohkemaks, et meie väljakutsed järjest kasvavad. Meie järgmine lugu oli siis akontroplaasia, väiksed kääbuskasvulised lapsed, kes hirmsasti tahtsid kasvada. Ühe lapsevanema algatusel see ravimipalve ja soov lastefondini jõudis. Tundsime tollal hirmsat puudust harvikhaiguste registrist, sest me tahtsime väga teada, et kui palju on neid patsiente tegelikult, kes seda ravimit vajaksid. Tänu jälle harvikhaiguste kompetentsikeskusele, professor Õunapile, kõikidele arstidele, kellele me siis kirjutasime ja kes nii-öelda oma patsiendid üles andsid, jõudsime me kõikide nende patsientideni, kes siis lastefondi toel ravimit Voxago 3 aastat said. Ja eelmise aasta 1. juulist selle Tervisekassa meilt üle võttis, nii et vau, see on meie super töövõit. Ja tänaseks siis on ravim taaskord Tervisekassa rahastusel kõigile patsientidele, kelle kasvuplaadid on lahti ja kes sellest ravimist abi saavad. Võin öelda, et kui lapsed, meile lubati tootja poolt, et need lapsed kasvavad aastas kuni 2 sentimeetrit, siis meie omad panid selliseid rekordeid, et need olid tegelikult 6 ja 7 sentimeetrit aastas. Kõigil neil läheb hästi, aga võitlus ei olnud lihtne. Harvikhaiguste konverents 2023, siin on Sander Luukase ema, kes siis tol ajal oma lugu rääkis ja kusjuures pärast seda konverentsi toonane Tervisekassa juht Rain Laane tuli minu juurde ja ütles, et me võiksime võtta mingi eesmärgi, et näiteks igal aastal me mingi probleemi lahendame ära. Ja teate, ta pidas sõna, päriselt ka. Nii et ma loodan, et nüüd uus Tervisekassa juhtkond jätkab selles samas vaimus. Aga see kindlasti ei olnud nendel lastevanematele lihtne siin ees seista, oma lugu rääkida ja kõike seda avada. Ja nagu te näete, nimekiri läheb järjest pikemaks, eks ju. Juba järgmised olid meil 9 last, kes siis tsüstilise fibroosiga vajasid ravimeid Kaftrio ja Kalideco. Sellel pildil on meie Noora-Liisa esimene lastefondi abivajaja, kes siis need ravimid lastefondi toel said. Ka üks meie suur põhikampaania, nagu ka eelmise akontroplaasia puhul, et me oleme ikkagi lastefondis proovinud niimoodi, et kui me näeme, et üldse see asi ei lahene, et siis me palume appi oma hea loovpartneri Salama, kes meile siis teeb mõne uue kampaania, kleebime linna ilusaid pilte täis ja loodame, et aitab natukene kaasa või vähemalt aitab teadvustada probleemi ja meile tundub, et see on olnud päris tõhus. Kaftrio ja Kalidecoga läks
natukene kiiremini või õigemini, et see rong oli juba, kui mitte poolel teel, siis juba peaaegu, et rongijaamas kohal, nii et 1. juulist 2024 ravimid Tervisekassa rahastusel on ja taaskord kõikidele patsientidele, ka täiskasvanud inimestele. Ravim on sedavõrd tõhus, et põhimõtteliselt järgmisest päevast lapsed said hingata. Taaskord harvikhaiguste konverents 2024, Aleksandri isa siin teie ees oli, oma lugu rääkis. See on siis see, et miks on vaja neid patsiente siia tuua, miks need pered peavad oma lugusid siin avama, sellepärast et need koosolekud, kus inimesed istuvad, ametnikud, organisatsioonide juhid, funktsionäärid on küll toredad, aga kui seal ei püstitata eesmärki, et mida me nende koosolekutega saavutada tahame, siis paraku seda eesmärki väga ei tule ka. Ja meie oleme siis leidnud, et üks pilt ja üks lugu räägib rohkem ja seisab rohkemate eest kui kõik need koosolekud kokku. Ja nüüd me jõuame siis tänapäeva, et need on need ravimid, mille osas me ootame, ma jälle vaatan Markole otsa, ootame lahendust Duchenne lihasdüstroofiaga lapsed, 2 erinevat ravimit, 3 erinevat patsienti, 2 siis üks ravim, Kevinil teistest erinev ravim ja nagu te näete, siin on 3 küsimärki seda päeva, millal Duchenne ravimid või siis geeniravi nendele lastele, tõhus geeniravi Tervisekassa poolt rahastatud saab, me täna ei tea. Aga eelmisel aastal oli teie ees Ralfi ema. Siinsamas, nagu te näete, on see pilt tehtud. Ma olen siia välja toonud, kuidas see lugu alguse sai. Kui Katri, Ralfi ema meil esimest korda kirjutas, siis ta kohe kirjutas, et sellest sünnipäevast, mis Ralfil oli, kus ta ütles, et soovid vist ikkagi ei lähe täide. Ma soovisin, et saaksin joosta nii nagu kõik teised, aga ma ikka ei saa. Ja sealt edasi hakkas selle perevõitlus. Katri tegelikult kirjutas meile pärast Kevini lugu, öeldes, et Kevin ei ole ainus, kes veel 10-aastaselt kõndis, ka tema poeg kõndis ja kõndis ka 15-aastaselt, sest nad olid teinud väga tõhusat tööd selle nimel, aga nii palju raha, et oma lapsele ravimit võimaldada neil ei ole ja et sellel hetkel, kui Kevini lugu televiisoris mängis, teadis Katri juba, et tegelikult on olemas ka ravim, mis võiks Ralfi aidata, aga tal ei olnud ühtegi lootuse kiirt, et nad suudaksid seda ravimit osta. Ja sealt edasi siis hakkas taaskord Lastefondi võitlus, me võtsime ravimitootjaga ühendust ja täna on see ravim nende laste jaoks Eestis olemas ja kättesaadav ja endiselt väga kallis ja Lastefondi rahastusel täpsetest hindadest me ei saa siin rääkida. Ja see on taaskord meie tänapäev, kus me vaatame jälle Marko Lotsa, Tervisekassa ravimite osakonna juhile ja küsime, et millal need lapsed saavad ravikindlustuse alusel. Meie väike Emma, väga haruldase nahahaigusega laps, kellest te täna kuulete siin ka hiljem arstide suust. Ja meie retisündroomiga imearmsad 4 tüdrukut, kellest te täpselt samamoodi siin täna täpsemalt kuulete, kes täna on Lastefondi rahastusel. Ma tean, et ka tootja esindaja on täna siin saalis. Ja me oleme tegelikult väga õnnelikud, et meil see ravim Eestis on, sest et see ravim ei ole ka minu teada veel mitte väga paljudes Euroopa riikides. Et see oli natukene, Tom teab, selline võitlus, et meid algus visati nagu uksest välja, siis me läksime aknast jälle sisse ja lõpuks ikkagi saime selle kokkuleppe selle ravimi Eestisse jõudmiseks, nii et tüdrukud võtavad ravimit, kõik 4 on tänaseks öelnud, et ravimi 4-kuuse tarvitamise mõjul on nende olukord muutunud väga palju paremaks ja need 3 küsimärki seal ootavad siis täitmist. Aeg oli limiteeritud, aitäh, proovisin kiiresti teha, aga vist ikkagi natuke kobistasin ajaga.
Aitäh, Lastefondi juhatuse liige Siiri Ottender-Paasma. Küsime ühe küsimuse ka, Siiri, ikkagi. Küsimusi on tulnud mitmed, aga üks küsimus, kuidas saaks Eesti riik toetada Lastefondi tegevust? Ei, Eesti riik ei peagi Lastefondi tegevust toetama. Eesti riik peaks aitama harvikhaigustega lastel saada ravimid kiiremini kätte. Ehk siis see 1064 päeva, mis nende uuringute järgi Eestis uus ravim turule tuleb, see aeg peaks minema oluliselt lühemaks ja siis juba Eesti riik aitaks tublisti Lastefondi. Selge, aitäh! Aitäh! Lastefondi juhatuse liige Siiri Ottender-Paasma.